Üks on teise najale kalduma kipub, ei saa enam aru, kes keda või kes kelle ajusid nikub. Tõmbab raipeks ja rojuks olemisel ojuks, tahaks lihtsalt teki alla ära koju. Matuse meelelu nagu Jürgen Ligi tikub, mul taskus valmis juba kalmu küllad ja tikud. Toas varjude mäng ja mõned ajapäkab pikud. 4. päeva hommikuks las inimene puhkab rahus ja ripub kaelas nagu koerale kett või kassile kirbud. Pimeduses vaid vilavad pilgud elavad ja surnud üksteise kõrval, kõik nad laua ääres reas nagu Jürgeni konservi karbis olevad silgud. See pole enam ammu lihtsalt nädalava hetuse pidu, vaid elu allakäigu keertreppide imevigur, rotsides enesefleene ja vigu, tundes nagu viimane liibu läbi korgitud ja kepitud, kodutu nagu ilma kestata tigu. Näod meil ammu ees on vajunud viltu, vaja oleks mingeid rahustavaid tilku, mul nagu surnu raske fokuseerida on pilku. Ilmselt saadaks isegi suvaline tanklatöötaja sellise morda hommikul vittu. Ei saa aru, kas tugiisikul puudumas oma tugiisik või on see mingi nakkuslik pisik, kui eestkost ja eest kostab isik, kelle eest julgeks kosta ainult külapoes olev võlavihik. Puudub igasugune väljavaade, veel vähem sellel täpsus või sihik, tunne sama lamp nagu vanaema teleka peal olev laualinik. Taldrikud tühjad nagu rahad taskud ning pihud, hommikust õhtuni Elmariga tantsu õhtut vihuks, kuniks meil mustad silmaalused ja finaliks külm nõel läbistamas ihu. Midagi on selles inimkatses läinud ikka väga nihu, vaatepilt on jubedam kui mõne suitsiidse emo lapse kätel olev lõikuspidu. Kui käik sees puudub sellel reisirongil igasugune pidur, päevad libisevad läbi nagu kulunud sidur, aurude pea